Nagu te näete, et Haabersti kevadkoristus on täies hoos. Tänaseks me oleme juba puhastanud meie kõnniteed graniitkillustikust. Sel aastal, nii nagu eelmisel aastal, on meil planeeritud ka suvepesu. Me peseme ka tänavad veega ja sellest me anname ka kindlasti teada meie korteriühistutele ja läbi meie Facebooki. Kahjuks sel aastal me ei saa talgut korraldada, aga ma palun meie elanikel, et nad annaksid meile teada, kus on ise tekkilised prügimäed. Ja koos meie koostööpartneriga me kindlasti likvideerime need prügimäed ka. 15. maiks on Haabersti linnaosa puhas. Haabersti mured on nii nagu igal pool linnaosades tegelikult. On heakord, on suure gabariidilised prügi, inimesed tegelikult kahjuks sellest tuleb rääkida, aga ei täida heakorra eeskirju. No nimelt ütleme niimoodi, et ilusad ilmad saabumas, päike paistab, paljud teevad endal kodudes remonti, koristustööd ja kahjuks viivad oma vanad diivanid, tugitoolid, lauad, arvutid ja muud tehnikat, mis on kodus leidub, viivad need loodusesse, metsa, parkidesse või jäetakse lihtsalt suvalistesse kohtadesse ja arvatakse, et nende eest keegi tuleb ja koristab ära. See on väga taunitav tegevus, mida nad teevad. Tahaksin tegelikult siin koha peal üleskutse teha kodanikele, elanikele, et palun ärge tehke nii. See ei ole ilus. Te reostate seda keskkonda, kus te elate. Te reostate seda keskkonda, kus kasvavad teie lapsed, kus te viibite. Et loomulikult on hea, kui oma kodus on ilusti puhastatud, koristatud, tehtud värskendusremont ja muud. Kuid ärge unustage seda ka, et kui te lähete oma kodunt välja ja lähete avalikku kohta parkidesse, metsparkidesse, ega te tahate, et seal ka oleks ilus. Te tahate nautida seda olukorda, te tahate rõõmustada selle üle, et mitte ainult teie kodudes on puhas, vaid teie ümbruses on ka puhas. Palun jälgige seda. Ja samas, kui on inimesed, kes näevad sellised isikuid, kes toovad oma prügi metsadesse, parkidesse, avalikku kohta, palun andke sellest julgelt teada. Helistage munitsipaalpolitseisse 1441 numbril ja julgelt andke sellest teada. Sellepärast see koht, kus me elame, peab olema ilus, turvaline ja peab olema visuaalselt meid rõõmustama. Samuti Haaberstis on olemas veekogud. Nagu me näeme, Õismäe tiig, Haabersti rand, Kakumäe rand. Ilusate ilmade saabumisega paljud tulevad veekogude juurde, puhkavad. Kes puhkab, ütleme inimväärikalt, kes annab soovida. Et siin koha peal ma palun tungivalt kodanike käest, meie elanike käest, meie külaliste käest, et kui te puhkate, veedate aega veekogude juures, palun koristage enda järgi. Ärge jätke seda kellegile koristamiseks. See ei ole ilus. Igaüks oma prügi koristab ise enda järgi. Et hoolige sellest keskkonnast, kus te olete, kus te asute. Et keegi teine ei ole kohustatud koristama teie prügi. Kui te puhkate veekogude juures, palun olge ettevaatlikud, kuna vesi on kaval. Jälgige oma lapsi, jälgige oma lähedasi ja palun arvestage teiste puhkajatega ka. Üritage leida ühist keelt, saate nendega mitte tülitseda. Samuti, kui te viibite avalikus kohas, täitke need avaliku korra nõudeid, mis seadusega paika pandud. Ja samuti palun ärge toitke lindu. Et linnud tegelikult ise leiavad endale toitu. Kui te toidate neid saiaga, siis tegelikult ei tee lindudele head. Nad võivad lämbuda ja selle tagajärjel surra. Olge palun vastutustundlikud inimesed. Ja ärge tehke sellist asja. Aitäh teile!